siia endisesse Raikküla ministeeriumi kooli Lippavabaaja keskusesse. Oleme täna siia kogunenud selleks, et grupp kultuurirahvast, kes on pidanud oluliseks Enn Vetemaa loomingut, et seda tähistada, sest 20. juunil oleks Enn Vetemaa saanud 90-aastaseks. Aitäh, proua Eve ja härra Markus, et te ilusasti kenasti kohale tulite ja aitäh kõikidele teistele ka. Päeva sissejuhatavaks tervituseks annan sõna vallavolikogu esimehele härra Hannes Valdile. Tere, head kohalviibijad! Mul on väga hea meel ja au, et ma saan sellise mitmekülgse mehe nagu Enn Vetemaa siin mälestusaastapäeval sõna öelda. Teisalt ma tunnen kuidagi tõmmet, et sai ka loetud, sai uuritud, pani lugema ja pani uurima, et teame, et Enn Vetemaa siin eestmehi, ka kooliõpetajad olid olnud ja sellest sestab ka selline tunne juures ja kolmandamaks, mida ma tahan öelda, et kas vallasaks või mitte, aga mul on hea meel, et meie kohapärimused ja inimeste pärimused on väärtustatud, hoitud ja nagu näete, au sees. Et sestap ma tunnustan Annet, tunnustan asjaosalisi ja loomulikult mul on väga hea meel anda nüüd teadjatele inimestele sõna sättimiseks aega. Nii, olge tervitatud, aitäh, head päeva! Ajaloolise mälu jäädvustamiseks on meil siin Aare Indreme oma kaamera ja fotoaparaadiga, sest ta on meil teada, ta tuntud juba tegija, kes on meile hästi palju maasingu asju üles tähendanud ja ka muid teisi ettevõtmisi. Aitäh kõikidele, kes kohale tulid ja kui te näete siin, et mis siis täna päevakavas on, ma muidugi saatsin pressiteated ka natuke kaugemale, saatsin Eesti Televisioonile ja saatsin ka TV3-le, aga nagu näha, väga kohale ei taheta tulla. Et kõigepealt siis esimene teema on juubeliaasta plaanide tutvustamine. Ega mind keegi pole ju ametlikult projektijuhiks määranud. Omal ajal maasinguga ma tean, et Raikküla vald lausa andis välja käskirja projekti juhtimise kohta, aga nüüd olen mina selle õiguse endale lihtsalt ise võtnud ja otsustanud seda projekti juhtima hakata, sest olen tundnud, et see on minu jaoks oluline, see on sellele majale oluline ja nii ma siis seda olen vedama hakanud. Millisel kujul ja kuidas asi välja tuleb, see paistab alles siis, kui plaanitav aasta on enam-vähem läbi. Aga panen siit siis nüüd jooksma selle, vaatan, kas mul läheb õige nool. Nii. Ja siis millised sündmused meil plaanis on, kust üldse idee tuli, et tegelikult selle majaga seoses meil on toimunud siin väga suuri üritusi ja meil on selliste ürituste koostamise kogemus ja alustasime muidugi, tegelikult alustati juba maasingu 80-ndaga, see oli maasingu koduõues, kui talle sinna õue mälestuskivi avati ja loomulikult pärast Rapla kirikus, mis toimus, siis tähistati maasingu 80-ndat, aga siis olid ettevõtjad natuke teised. Järgmine maasingu 90, seda juba vedas Rapla maavalitsus eesotsas Mikk Sarvega, kes tänaseks on taevastele teekondadele läinud ja oli toona
siis ka ise asjas meeskonnas. Järgmisena juba 95 Maasing 2004. aastal, siis oli meil siin kirjanduskonverents. Nüüd järgmine suurem ettevõtmine oli siis, kui Enn oli meie hulgas ja see oli Enn Vetemaa 70. Ma mäletan, et kadunud Jüri Aarma oli see, kes siis seda konverentsi modereeris ja mäletan küll, kui me lõpetasime ürituse kuningriiklaste hümniga Põhjamaa ja kõik seisid püsti ja laulsid kaasa. Oli midagi väga võimast ja väga ilusad. Järgmiseks oli juba päris Maasingu pikk aasta, kus terve aasta jooksul hulgaliselt oli erinevaid sündmusi ja see oli siis Maasing 100 ja seejärel samal aastal oli üleüldse kuidagi väga rikkalik suurte ürituste aeg siin, siis me tähistasime ka Maasingu ja koolimaja sünnipäeva. See oli siis aastal 2009 ja järgmine juba, sest öeldakse ju, et ega kogu aeg ei jõua tulistada, vahepeal peab püssi laadima ka ja seega, et üldse midagi korraldada, on üsna oluline mõtteid koguda, neid endast läbi lasta, elada nendega natuke aega ja siis juba oled valmis midagi tegema. Järgmine oli siis juba 2019, kui me tähistasime Maasingu 110. Lipa koolimaja 110. aastapäeva ja nüüd oleme jõudnud sinnamaani, et täiesti õige aeg on tähistada Enn Vetemaa 90. sünniaastapäeva või sünniaastat õigemini. Ideid ja mõtteid on korraldustoimkonna peast igasuguseid läbi käinud, on hulgaliselt projekte kirjutatud, mitte alati kõik ei õnnestu nii hästi, kui soovid ja plaanid. Pean kurbusega tõdema, et kõrgkultuur ei ole täna hetkel väga kõrges hinnas, sest kui Raplamaa Arengufond ei leia selle ürituse toetamiseks mitte ühte senti, kui kohaliku omaalgatuse programm Raplamaal ei leia selle ürituse toetamiseks mitte ühte senti, siis on tõsiselt väga kahju ja see ülemine jaanuar, veebruar, märts, aprill, mis suuresti on koosnenud ainult projektide kirjutamisest, üks projekt teise järgi, vaata, kalkuleeri ringi, siis nii see on läinud, pidanud esinejatega läbirääkimisi ja nii edasi, vahel tulutult, aga mõnes osas siiski ikka ka tulukalt. Nüüd Vetemaa aasta juhatas sisse Rapla Keskraamatukogu, ma pärast sellest kobarast teen praegu väikese pildi, pärast on iga slaid veel ka eraldi, kus kirjandusteadlane Jaak Urmet, kirjaniku nimega Wimberg oli meil külas ja seejärel siis juba tänane, mis peaks siis olema nagu stardipauguks ühtaegu selle Vetemaa kas aasta või pool aasta tähistamiseks. Nüüd kohe juunikuuses varsti on Rapla väike, Valter, palun ütle, kuidas see õige nimi oli, Väikelinna teater. Rapla Väikelinna teater. Jah, etendab siis ristirahvast
see on nüüd mul seal taga teine, aga tegelikkuses on see tähendus teist korda, et seda on korra etendatud ja need etendused on siis 26, 28, seal on üks viga, 30 peab olema 29. Nii, nüüd kirikumuusikafestival on meid ka oma hõlma alla võtnud ja ka sellega on see Vetemaa toimkond kuidagi seotud. Nüüd järgmine on siis juba ka Rapla keelkonnapäev on meid oma hõlma alla võtnud ja edasi juba siis erinevad loomingunäitused. Rapla Keskraamatukogus on see loomingunäitus juba üleval, seal on ühtaegu nii filme kui raamatuid, näidendeid, luulekogusid. Nüüd edasi suurem selle ürituse või ettevõtmise kese peaks olema siis augustikuuses ja täiesti teadlikult pandud Uku Maasingu sünnipäeva lähedale, sest teatavasti Uku Maasing on ju Enn Vetemaa ristiisa. Ja oleme täiesti teadlikult valinud ka pealkirjaks Üleõla pilguheit, sest Enn on ise kirjutanud oma mälestusraamatu Üleõla pilguheit. Nüüd edasi oktoober, november. Meil on ka tõsine soov ja plaan anda välja Enn Vetemaa laulu tekstid CD-na. Kõik ju sõltub sellest, kuidas me vahendeid peale saame ja kui me need saame, siis see tõenäoliselt ka ilmub. Kui ei saa, siis vaatame, kuidas edasi toimetame. Ja olen praegu pannud siin selles ürituste kobaras lõpetamise siis detsembrisse, aga keegi ei välista, et mõned asjad ka uude aastasse võivad nihkuda. Nii et nüüd siis juba üksikasjadest, et kellega siis kõigepealt, nii nagu ikka, väga hea meeskond, keda ma alati olen appi palunud, on siis Valter Uusberg, Lii Ehin, Mihkel Kukk. Palunud olen ka kiriku poolelt veel Siimu meie üritustele ja loomulikult valla kultuurikomisjoni esimees, maavalitsuse, see on see vana nimetus, täna on ta Raplamaa omavalitsuste kultuurikorraldaja, kultuurijuhtivspetsialist Aage Tekku ja Rapla vallavolikogu Hannes Vald on ka täna siin meie hulgas, nii et siis on meil veel teisigi kaasalööjaid, näiteks kes CD-ga tegeleb, on siis August Aarma ja väga häid ideid ja mõtteid olen ma saanud Madis Villandilt, nii et aitäh teile kõigile, kes te olete omad ettepanekud ja panused mulle siia pannud, siis siin on need olemas. Ja tänasel hetkel on toetajaks Kultuurkapital, Raplamaa partnerluskogu, Euroopa Liidu toetusfond, seda ma veel ei tea, kas sealt projektist raha tuleb või tule, siis Rapla vald kindlasti oma meediakajastuste ja muudega, Lipa Vabaajakeskus, kus me neid üritusi täna korraldame ja kus need tegevused suures osas on kokku saanud ja loomulikult MTÜ Lipa küla, sest meeldetuletuseks ja teavitamiseks on see info, et valla allasutus ei saa teatud programmidest üleüldse raha küsida ja siis peab olema variorganisatsioon ja selleks variorganisatsiooniks on MTÜ, kes siis neid vahendeid küsida saab. Nii, juba ühe tegevusena ütlesin siis, et asja on vaja ju ka hästi turundada. Ilmselt vist võib-olla väga hästi pole veel turundanud selles mõttes, et olen plaaninud ja teinud kokkuleppe Loit Jõekaldaga, kes on tunnustatud plakatikunstnik
ja kes on kõik Maasingu eelnevate aastate plakatid kujundanud, on andnud lubaduse ka NVT-maa juubeliaasta plakati, kutsed ja tänukirjad kujundada. Nii et asjad on töös, ma loodan, et nad konverentsi ajaks lõpuks ka valmis saavad ja siis saab kõikidele esinejatele ka plakat pihku pistetud. Nii, nüüd juba rääkisin sellest, et luulelõuna, mida korraldas siis Rapla Keskraamatukogu, oli juba ära esimeseks avaürituseks ja tänane üritus siis siin on see, kus me kuulutame Vetemaa aasta juubeliaasta avatuks. Nii, juba nimetasin, et järgmine on siis ristirahva Vetemaa ainelise etenduse toomine lavale uuesti Kuusikumõisa valitsejamaja hoovis ja siin on nüüd küll õiged kuupäevad, nii et olete kõik oodatud sinna ka. Mina täna proovisin sellest Hiientast piletit vaadata, aga ma ei saanud sinna ligi. Ma mõtlen, kas ei ole juba üleval või ma ei osanud sinna hästi minna. Läbi müüdud? Tõsi? No siis pean muidugi lootma, et ehk tuttavad annavad koha peal. No nii. Nüüd kirikumuusikafestival võttis meid oma ilma alla niiviisi, et 8. juulil tähistatakse Järvakandi kiriku 30. sünnipäeva ja õhtul on seal siis teenistus koos kontserdiga, kus esinevad Noormuusik 2026 laureaadid või finalistid, nii et ja sinna on palutud siis Rapla Vesiroosi gümnaasiumi, vanasti oli gümnaasium, nüüd on põhikool, õpilasi, õpilasstuudio, teatristuudio ega vist õpilasi lugema NVT-maa luuletusi. Ja loomulikult kõlab seal ilus muusika noorte muusikute esituses. Nüüd 12. juuli on kirikumuusikafestivali lõpetamine ja traditsiooniks on saanud, et alguses, kirikumuusikafestivali alguses on enne kontserti tund aega jututund, kas siis õues või pastoraadis, sõltuvalt ilmast, siis ka kirikumuusikafestivali lõpetamisel 12. kell 18 on kirikuaias või siis pastoraadis kohtumine proua Eve Vetemaaga ja teda siis intervjueerib proua Liiehind. Nüüd tavaliselt on kuskil 22. paiku, 22. on Rapla kihelkonna päev, aga kihelkonna päev on tähistatud siis sellel nädalavahetusel ja selleks kuupäevaks on siis 19. juuli ja traditsioonilised käigud surnuaeda, seega ka küünalde süütamine NVT-maa haual ja kõigi teiste Rapla kihelkonna tuntud inimeste haudadel ja jututeemaks pastoraadis on seekord küll Rapla kirik 125, aga küllap kirikujutluses ka NVT-maa tuleb jutuks. Ja loomulikult siis see kõige suurem üritus on siis 9. august ja kirjanduskonverents pealkirjaga Üle õla pilgueid ja nüüd ma annan siin teile väikese ülevaate ka sellest, mis mina
olen kokku plaaninud, Evega ka mingil viisil arutanud, vähemalt rääkinud ja olen ta selliselt siia pannud, kindlasti konverentsikava võib ju veel muutmist aset võib seal leida. Eve raputab pead, et mis on probleemiks. Olen kunagi kirjutanud kirjandus- ja kultuurilooline Raikküla oma diplomitöös ja seal ma olen ka Enn Vettemaad intervjueerinud, nii et ma selle põhjal saan siis rääkida Enn Vetemaa lapsepõlveradadest Lipakülas. Nüüd olen palunud, et Eve räägiks abikaasast ja isast, ükskõik kes siis räägib, Markus või Maria, ja viimase selle ploki juurde, ploki nimi on just nimelt Juurte juurde, ja siis oleks vanaisa Enn Vetemaa, et kes siis lapselastest sellele tuleb, seda ei oska öelda. Eks te seda ise kokku kuidagi lepite. Nii. Ja see on nüüd teine paneel ja see tuleneb siis Jaak Urmeti raamatu pealkirjast Enn Vetemaa mees kui saksafon ja minu unistuseks oleks, et keegi saksafoni mängija tuleks juhataks selle sisse. See võtab veel natukene aega, vaatame, ehk leiame ikkagi kellegi. Ja sisevaade Enn Vetemaa luulesse, kes pühendub seekord kassetipõlvkonnale ja professor emeritus Rein Veidemann on andnud selleks lubaduse tulla. Nüüd edasi kirjandusteadlane ja õpetaja Jaak Urmet on siis sõnastanud Vetemaa jäljed. Edasi mängud teatrilaval Enn Vetemaa näitekirjanikuna, kirjandusteadlane Luule Epner ja selle ploki viimaseks on siis Jürgen Rooste ettekanne Hambad viskiklaasis, mille koostamist Jürgen Ennul aitas teha. Nii et Hambad viskiklaasis üks mehine luule ja meelelaad, nii et seda siis nüüd tõenäoliselt lõunasupiks palun kõigil endal vähemalt 5 eurot kaasa võtta, sest kui raha ei ole, siis peab ju kuidagi ikka saama, et tasuta võib-olla ei saa lõunasuppi pakkuda, aga lõunasuppi pakuks küll, sest päev on pikk ja oleks kena, kui inimesed ikkagi täis kõhuga oleksid, et nad kurjad ei oleks. Ja viimane paneel oleks siis kuulatav ja vaadatav Enn Vetemaa. Me teame, et Enn pole mitte ainult luuletaja, romaanikirjanik, näitekirjanik, vaid ta on ka stsenarist, väga paljude laulutekstide autor. Nii et ühena siis kuulaks Enn Vetemaad stsenaristina ja Balti Filmimeedia Kunstide Instituudi üliõpilane Linda-Maria Saar on andnud lubaduse ettekande sel teemal teha ja me teame, et Enn Vetemaast on tehtud ka Jüri ja Julia Sillaki poolt film Monumentum Kiki Lipsuga. Võimalusel vaatame selle ka ära ja siis peaks meie konverents saama pikk päev läbi ja olen saanud tänaseks kokkuleppe Märjamaa keskkooli direktori Eero Rauniga, kes on lubanud tulla siis kogu seda etendust modereerida. Ja nagu ma märkusena olen kirjutanud, et kava võib tõepoolest muutuda. Ja nagu juba ütlesin, et meie plaanid on ka CD teha, see on ilus unistus ja ilus unistus oli minul ka siiamajja teha Enn Vetemaa mälestustuba, nagu meil on Uku Masingu mälestustuba. Paraku nende segaduste ümber, mis Rapla vallas Lipamajaga toimuvad, ei tea me, kuidas need asjad
edasi kulgevad. Ja kui üks CD on valmis tehtud, siis loomulikult on plaanis ka selle CD esitlus koos siis juba lauljatega, kes neid palasid esitavad. Ja kogunemisel, meie kokkusaamistel oli juttu, et võib-olla Valter tegi ettepaneku, et see võiks äkki Rapla kultuurikeskuses olla, see pole ka loomulikult välistatud, aga vaatame, kuidas asjad kulgevad. Mina ütlen ikka, et ma elan täna ja praegu üks päev korraga. Minu poolt on see väike ülevaade, mis me oleme plaaninud, ära tehtud. Kindlasti on igasugune uus idee alati teretulnud ja me oleme selle üle väga tänulikud, sest tegelikkuses ideed sünnivad siin ja praegu ja kui on hea idee, kõigest võtame kinni. Nii et aitäh teile kuulamast. Ja nüüd meie sisekaemust oleme palunud tegema selle kooli vilistlase, selle kooli kunagise õpetaja ja ta ise ei armasta, et ta kohta öeldakse kirjanik, aga Andres on ikka kirjanik, luuletaja, kolumnist, kuigi ta ise nimetab ennast foneetikuks, siis endast ta võib-olla räägib natuke ise, nii et aitäh, Andres, palun, oleme sind kuulamas. Ma ei nimeta ennast foneetikuks, vaid ma olen foneetik. Ma olen eriplaaniga Tartu Ülikooli lõpetanud foneetika eriala. Aga ma tööd ei saanud ja suunamine tühistati ja siis mu sõbrad kutsusid keeltekirjandusse tööle või mis ülemus oli Olev Jõgi. Nii et ma sealt saadik nagu kirjanduse peale kaldusin siis vanast armast, sest ma koolipoisina kirjutasin luuletusi, neid ka avaldati. Nii et nii on elu lihtsalt ette lükanud. Nüüd mõeldes Enn Vedemaa peale, kõik tundus ju väga selge, aga siis hakkasin vaatama, mida temast on nagu enne kirjutatud, et mul oleks ka millelegi toetuda. Lugenud ma ei ole 100% kõike tema loomingut läbi, seal on suuri lünki, aga ikkagi olen hoidnud silma peal. Meie isiklik suhtlumine on väga napp olnud, sest vanuse vahe on natukene mõjutanud, see 12 aastat. Ja ajal, kui mina noore koolipoisina kirjanike majja sattusin, oli Enn juba küps luuletaja ja kohe sai ka prosaistiks. Nii et mis sa seal ikka räägid aga meil oli üks ühenduslüli küll kummalisel kombel. Mina sõbrunesin juba abituriendina Enn-Kaarel Hellati, Viktor Mellovi, kes kirjutas pärast Andres Vanapa nime all ja Andres Ehiniga ja nemad olid kõik seotud ajakirjaga küsimused ja vastused. Ja seal oli töötanud ka Enn või õigem juba töötas siis 65 aastani, kui ta oli konservatooriumis üliõpilane. Nii et mina sattusin kogu aeg endast vanemate seltskonda niikuinii, sest Mellov või Vanapagan, nagu teda kutsuti. Vanapagan oli veel Ennust omakorda tükk maad varem ja Moskva kohvikus sai istutud, Ennu seal ei olnud, aga ükskord palju hiljem Enn oli üks niisugune koht nagu Ararati baar, see oli Ararati poe kõrval püsti jala, tõmbab sõrmega mind sinna sisse. Ja siis me ajasime küll pikemalt juttu, aga manustasime ka üht kui teist aga ei rääkinud me kirjandusest ja ma ei mäleta ka, millest me rääkisime, aga igal juhul. Aga mingil hetkel ta ütles, et mul on komme nagu rääkida tõesti sündinud asju, mina välja mõelda ei oska, ma kirjanik ei ole.
tegelasi ette kujutada ei suuda, võtan elust enesest, aga siis olen niimoodi loona jutustanud ja enne ütleb, et Andres, ära räägi, et mul on varga kõrvad. Ma ütlesin, kasuta, et mina teda kasutama ei hakka, seda sõpradele räägin. Ja noh, midagi millalgi ükskord veel umbes nagu analoogsel, aga nüüd jah, valmistudes tänaseks siia tulekuks, vaatasin, et mida siis Vetemast on kirjutatud nagu kriitikud ja kirjandusteadlased. Teate, ei olegi eriti palju. Arvustusi esikraamatute kohta on, kui käisid vaidlused monumendi üle, kui räägiti lühiromaani tulekust ja nii edasi. Palju paremaks hinnati veel seda Pillimeest, mis ongi etem natukene. Aga sealt peale nagu Eesti kirjarahva leksikoni on kirjutanud kirjandusteadlane Luule Epner selle pika ülevaate, aga ma printisin välja nii palju teoseid. Vetemaa oma selles mälestustes ütleb küll, et ta on edev ja on võidelnud alkoholismiga ka, aga no sellise töömahu juures ei saa ju ennast keegi alkohoolikuks nimetada, tähendab ühesõnaga. Tal on mõned tegelased küll, Pillimehes on see peategelane, see ongi alkohoolik. Ja nii et ei ole sellist head ülevaatlikku, see on veel kirjandusloolastel teha. Ja Vetemaa, see looming, mis ta on kirjutanud, ta on väga palju erinevaid teemasid, mida ta on käsitlenud ja põhjalikult, kirjanduslikult väga fantastiliselt heal tasemel. No suuremat jagu ma olen lugenud, kui ma olin pedagoogilisel praktikal viimasel kursusel. Mul oli 10. ja 8. klass Tallinna Reaalkoolis või teistkeskkoolis tollel. Ja 8. klassil oli teemaks Kalevipoeg. Ja seal õppisid enamasti ujujad, Eesti parimad ujujad. Neil oli 2 trenni päevas, nad ühe trenni tegid hommikul, siis tulid kooli ja siis läksid uuesti trenni. No mida nemad loevad Kalevipojast, nad ühtegi peatüki ei jaksa sealt läbi lugeda. Ja siis no üks lahendus oli, et suunasin seda Eno Raua seda proosaks tehtud lihtsalt kokkuvõtet lugema. Ja teine oli, mõtlesin, kui Vetemaa oli juba ära ilmunud see Kalevipoja mälestused. Seda ma ei julgenud siiski soovitada. Seda peetakse Eesti parimaks travestiaks. Travestia on selline pilkeline humoristlik vorm, mida kõige vanem on, näide on 5. sajandist enne meie aega patrahomyomachia, mis on travesteerib Iliast, see oli 2 sajandit varasem. Ja see on siis Konnade ja Irte sõda, on selle pealkiri. Ja nii on selle Vetemaa Kalevipoja mälestused ka, seal ei ole mingisugune heeros ei tegutse, vaid parasjagu tuim jõumees, kes teeb suure hulga lollusi, ühe lolluse teise otsa. Kimbutab saarepiigat ja annab tarkuse raamatu peaaegu ilma Soome ära ja mis ta seal kõike teeb, põhiliselt magab kuskil ja kõik need Eestimaa on ju tema neid magamisasemid täis. Nii et ja seda valdas nagu väga meisterlikult ja Enn, kes oli, tundis entomoloogia vastu huvi, siis ta kollektsioneeris kiile ja natuke kiilide kollektsiooni moodi on see Eesti näkimääraja, mis on see naissugu on pandud siis näiteks näkkideks, ära klassifitseeritud korralikult.
see oli väga menukas, seda ikkagi rahvas luges aga nüüd seda hilisemate teoste lugemise kohta minul nagu sellist ülevaadet eriti ei ole. Meil on Eestis selline asi nagu autorihüvitusfond, mis laenutuste arvu järgi siis natukene hüvitab autoreid raamatukogude laenutuste järgi. Ma ei ole seal Vetemaad esimese 10 hulgas küll lugenud üleüldse ja seal on täiesti tundmatud nimed. Just 2 päeva on raadios räägitud kellestki Maie Ernitsast, kes on väga populaarne. Pole kuulnudki, mina ka ei ole nagu raamatu inimene, pole kuulnud sellist inimene. Selle edetabeli tipus on omad autorid niisugused, mida raamatukogu töötajad ütlevad, vaat seda loetakse. Mul hakkas ämm tooma sealt raamatukogust kummalisi raamatuid ja me naisega küsime, et kus sa tulid, see raamatukogu juhataja ütles seal, et seda loetakse praegu. Ja muudkui tõi neid niisuguseid kummalisi, ma ei tea, kas see olid naistekad või kuidas neid nimetatakse. Igal juhul need on jah populaarsemad ja saavad mitmeid tuhandeid siis aastas selle hüvitust sellest fondist. Mina saan ka mingi 13 euri vast. Nii et, aga Vetemaa võimed jah, eri elualadesse süveneda on olnud täiesti müstilised. No üsna sealt 60 aastatest on tal lühiromaan siis jah, Munatiina moodi, näiteks ta süveneb vähihaiglasse, vähihaiglatesse seal. Pärast osutub kõik, et see natuke naljaks, sest selle peategelase diagnoos osutub valeks ja ta on täitsa terve. Nii et see nagu tühistab natuke selle ära, aga ta on väga hoolega selle haigla õhkkonda seal ja millest on küll rohkem kirjutatud, on Ennu näidendeid. Ja näidend on, ma olen lugenud paari, mis oli loengu raamatukogus ilmunud seal Püha Susannat ja Õhtusöök viiele ja mõnda, aga ma pole neid laval näinud, ma ei ole nagu teatriskäija inimene eriti olnud. Kuigi ma olen lavakas isegi kirjandusloenguid lugenud. Aga nii et need paremad ülevaated Vetemaa loomingust on pigem tulnud jah sealt teatrikriitikute ja sealt kandist, aga need jätavad jälle romaanid kõrvale. Küll on siin filmi tegemise hõbedakeptrad, mis on filmi tegemise asjadest, mida end väga hästi teades, sest ta töötas telefilmis. Ja spordivärki Tuul Olümpuselt tuhka tõi. Üks ilmatu põnev raamat on Tulnuk. See on keeleliselt täielik akrobaatika, sest kõik tegusõnad on tingivas kõneviisis, mis seal on. Algusest lõpuni. Oleks üks noormeest olnud. Oleks kohanud ühte tütarast. Ja see tütarlaps oleks niimoodi öelnud. Ja siis tuleb see tütarlaps, mingi elukaaslane, Jaama Krahv või mis ta see nimi oli seal tegelikult. Ja niimoodi kuni lõpuni välja. Ja siis tuleb ka öelda, miks selle pealkiri on Tulnuk. Ei ole, et oli niimoodi või on niimoodi, vaid oleks võinud olla. Kõik osutub ettekujutuseks sellest, mis oleks võinud olla, aga samas on kõik nagu loetav ka. Nagu päriselt. Nagu mingi unenägu. Eesti keel võimaldab tingivat kõneviisi kasutades. Ma vaatasin, kui järjekindlalt see on tal tehtud, väga järjekindlalt. Ühtegi tegusõna ei ole, mis ei oleks tingivas kõneviisis. Täielik
täielik saavutus. Nüüd ja nüüd see, et ei ole niisugust üldisemat käsitlust, on natukene Vetemaa üleüldse selle kirjutatu laadiga seotud, see on tema hea huumorimeel. Ja huumoril on see iseärasus, et kui sa oled nalja ära kuulnud, ära lugenud, siis see ongi, mis sa seal enam seletad ette taha. Et see nali ongi niimoodi, toimub siin ja seal ja saad naerda või itsitada või muiata, aga seal nagu teoretiseerida enam ei saa midagi filosoofiat siin ajada. No mis sa seal, oli naljakas, muud midagi. Ja see, noh, mida sa seal Kivirähust loed läbi ja mis sa seal rohkem arutad, mis sa seal veel filosofeerid. On naljakas ja see on nagu üks niisugune minu meelest põhjus, miks peab Enn Vetemaa loomingu ootama kirjandusloolaste kokkuvõtet, tähendab, et kuhu tas nüüd nagu Eesti kirjanduses paigutub või kes ta on või noh, see on kõik tegemata, ma ei saanud mingit abi. Ma mõtlesin, et ma loen arvustusi ja kokkuvõtteid, aga neid ei ole. Ja miks ei ole, ega kriitikud ei vali neid raamatuid nii, et ma kirjutan sellest, mis mulle meeldib. No sellest oli eraldi artikkel kirjutada, siis juba mitte arvustus. Aga arvustusi tellivad toimetused, need valivad, et kellest nüüd kirjutada. Ja siis on nii, et sõbrad ja sõbrannad ja ühesõnaga niimoodi käib niisugune väikene, iga põlvkond omaette nokitseb ja kui su aeg on mööda läinud, siis sind nagu ei olegi enam olemas. Võid kirjutada küll, aga keegi ei võta telli arvustust selle raamatu kohta ega viitsi süveneda, kahjuks niimoodi. Ma loodan, et need esinejad Augustis on kuhugi maani jõudnud selle üldistustega. Mina ei oska, ma ei ole nüüd viimased 20 aastat üldse kirjandusega tegelenud, sest töötasin ajaloolaste ajakirjas toimetajana ja pärast loomingu toimetamist oli natuke mürgituse saanud Eesti kirjandust. Et ma loodan, et mulle andestatakse, ja et ootan ära, 2 nendest esinejatest on minu tudengid, see Rooste ja Urmet ja Rein Veidemann on ülikooliaegne sõber, nii et ma loodan, et nemad saavad selle asjaga paremini hakkama. Ühte küll Enn ükskord ütles ühe niisuguse, noh, ütleme, egas mina ei ole ka sülitanud klaasi elus ikka päris korralik alkohoolikult mingitel aastatel. Töö küll ära teinud, aga pärast tööd õhtul kukusse kadunud või niimoodi. Ja siis ta ütles, et tead, ega ma leiba laua peale nende luuletuste ja romaanidega ei saanud, et alles siis, kui hakkasin näidendeid kirjutama, et siis hakkas nagu tiksuma mingi sissetulek. Et ma ei tea, kuidas tänapäeval, kas vist on natuke tänapäeval ka nii, see Kivirähk on ka romaanid ära lõpetanud, teeb näidendeid, et see vist on nagu toitva. Kui nad muidugi lavastatakse, Vetemaad tõlgiti need esimesed näidendid, see Püha Susanna ja Õhtusöök viiele ja neid mitmetesse keeltesse, need läksid üle Nõukogude Liidu ja veel sotsmaadesse ja need nagu kirjanik peab ju millestki elama ka. Nii et ja vaat ongi ja me ei ole ka Raikküla teemat omavahel kunagi puudutanud, ju me teame lihtsalt teineteist ja mis sa ikka räägid seal ja mina siin küll ja viimati ma olin aasta tagasi, meil oli klassi kokkutulek siin, võib-olla see tänane jääbki siia viimaseks korraks, kui ma siia pääsen, eks see tea, mis tulevik toob.
ja siin on küll esinetud, küll akordioni mängitud, saksofoni ma õppisin Tallinnas mängima. Ja nüüd ma ei saa seda enam mängida. Saksofoni mängija meil konverentsile. Ei, ma ei saa enam. Mul üks koer hammustas näpud läbi ja ei ole mitukümmend aastat kätte võtnud. Ja siis, aga jah, saksofoniga mul kokkupuuteid küll. Keskkooli ajal õppele juhatajas meil niisuguse bändi kokku seal, kes pandi trombooni õppima, mina pidin saksofoni õppima ja klarnetit õppima. Ja need ma alt saksofoniga mängisin natukene. Aga see oli see twisti aeg, tead, oli üks siuke tants. Nii. Mina arvan, et mina olen nagu kaenud natukene endale sisse ja nii palju kui ma ennust ja meie suhted olid väga head, aga jah, niisuguse pika jutu peale me nagu eriti ei satanud. Nagu selline, sealt Teet Kallas oli tal mingil ajal sõber, kui neil see harrastus kokku langes, aga Teet murdus ära ja on praegu hooldekodus, Keila hooldekodus. Ega see juhtumisi eelmisel aastal, kui siin klassi kokkutulekul olid siit seda raamatut, siis ei saanud. No vot nii, siin on need minu lood, mis mina olen kirja pannud. Ja siin on nüüd sarnast nagu Uku Maasingu teksti telides, tahame siis ka Ennu teksti telides välja anda. Aga vaatame, kuidas see asi meil kulgeb. Maasingu puhul ma siiski ütlen paar lauset. Mina olen taga ainult paar korda elus kohtunud. Üks kord ma olin ülikooli ajal Tartu NAK-i esimees ja siis mu asetäitja oli Johnny B. Isotama. Ja me korraldasime Uku esinemise seal Tartu kirjandusosakonnas Õpetaja tänaval. Ja Uku oli nõus ja ma ei tea, mina ei käinud kutsumas, aga käis Johnny oma isaga, isa tundis Ukut paremini, Johnny isa. Ja sinna tuli Must Miljon kuulama. Kuulasid tänaval, akna taga, treppidel. Aga Uku rääkis saksa ekspressionismist ja rääkis umbes ligi 4 tundi. Iga tund jäi järjest tühjemaks. Ta rääkis väga detailselt ja järjest tühjemaks. Ja siis midagi Uku nagu mainis ka, et saad sealt Raikulast, et tule astu just kord läbi või midagi niisugust, aga mina ei kippunud. Seal olid neid snoobe niivõrd palju käimas ja võtsin ikka hoogu ja jäigi käimata. Ja teine kord oli Ando Runnel ajas kokku, see oli Vene aja lõpul, see mingi filosoofia kirjanduse tõlkimise vaidlus käis ajakirjanduses, et kas seda tõlgitakse. No nüüd on seda nii palju tõlgitud. Aga siis ei olnud nagu midagi ja sinna oli siis Uku kutsutud ja mina olin ka ja Kaplinski, kes seal olid ja Tulviste ja tolleaegselt kõik Mäll ja siis Uku tuletas nagu meelde seda kutset, aga ma olin siis juba Tallinnas ja ma ei jäigi käima. Aga Ennu teostega ja sinuga seoses ma mäletan, et ma olen lugenud kuskilt kommentaari selle kohta, kui jutt oli vist Mööbiuse lehest ja siis ütlesid, et need Lipakandi kirsiaiad, need on kõik tuttavad, mida ta seal Mööbiuse lehes kirjutas. See oli sinu kommentaar. Siin oli see vanad kirsid ja Vallamaja otsas olid need ja külaotsa maja. Peaaegu nagu pruunid niisugused, uhked, suured, vanad puud. Aga need on kõik välja. Jaa, muidugi. Aga niisugune mälestus mul on. Aitäh sulle. Ja meile on siia esinema tulnud Piia Võder ja Morten Langi. Meie siis esitame teile mõned laulud Vetemaa tekstidele. Esimene küll ei ole sedasi. Esimene on meil valitud selle põhjal, et kuna me viibime siis temale olulises paigas,
ja ka minul olulises paigas, sest mina olen pärit Raikküla külast, mis siin kõrval kohe on. Ja see on kodulaul. Nii et juhatame selle kodulauluga meie kava sisse. Kodus on sinine taevas, kodus on päike nii soe. Taeval pilved kui laevad, hellus kui spõue nüüd koe. Kui sind on tabanud mure või siis, kui sul rõõmus meel, on kodu see, küll sinna leiad tee. Õhk linnu häältest on tulvi ja järv, mis kutsub veel. On kodu see, küll sinna leiad tee. Kuhu sind viinud on tuuled, kuhu küll ise ka lähed. Koduseid hääli sa kuuled, nurmedel õisi sa näed. Õhk linnu häältest on tulvi ja järv, mis sind kutsub veel. On kodu see, küll sinna leiad tee. Järgmiseks looks oleme valinud siis ka sellise lüürilise loo, mis viib meid kõiki mälestustes kindlasti rändama. Igal ühel teeb ta oma vigureid ja ma arvan, et enam ilusamini ei saa Eestimaa kohta öelda, kui see tekst ütleb. Põhjamaa me sünnimaa, tuulte ja tuisu öömaa, rangemaa ja kangemaa, virmaliste maa. Põhjamaa me sünnimaa, itsete kuusenantemaa, jaintemaa ja rannamaa, sind ei jäta maa. On lumme uppunud metsasalu, vaikselt talitee. Nii hellad on su kekokellad, lumel laulvad need. Põhjamaa me sünnimaa, karmide meeste kangemaa, veetlemiste tallermaa, püha kodumaa. Põhjamaa me sünnimaa, hinges sind ikka kannan ma, kaugel teil saab kallis meil, sind ei jäta ma. Võib-olla Enn Vetemaa tuuritab siin meie ruumis, praegu istub näiteks seal tooli peal ja vaatab, mida te siin korraldate, mida te siin teete. Ma arvan, et paslik ongi laulda siis üks sellist väga jõudu omav lugu, mis räägibki sellistest nähtustest, mida alati võib-olla ei oska kirjeldada. Ja minul on isiklikult selle lauluga see mälestus lapsepõlvest, et kui olid lapsed, kes nagu võisid olla hirmunud seda lugu telest vaadata, siis minule see väga meeldis. Ja kõik see sürreaalne maailm, mis sinna ümber käis,
Ja selle lauluga mul tuli veel see meelde, et hiljuti, kui me seda õppima hakkasime, siis seesama vennapoeg, kes on 7, kellest ma just teile rääkisin alguses, et ta juhtus kuulama, kui ma seda lugu kuulasin üle ja siis ta ütles, minu elukaaslase nimi on Rainer ja siis ta ütles, ma siis, et see point jõuaks teie, mis pean paljastama, et see laul, mida me laulma hakkame, on Nõia elu ja kõik need nõiad olid seal niimoodi koos seal videos ja siis, et aga see on ju onu Rainer ühe nendest nõidadest kohta. Vot nii, aga mine tea, kelles meis seda vimkat siis sees on, aga noh, siit ta tuleb.
naisterahvastest, kellel on olnud huvitavad ametid. Järgmiseks oleme siis valinud ka sellise tüdruku laulu, mis kõnetab meid kõiki kindlasti. Mäletan, kuidas ma väiksena käisin seda teatris vaatamas mitmeid kordi. Võib-olla, et kuidagi sealt on see teatripisik ka külge jäänud, et kui see kaardin avaneb ja siis kõik see uhke teatrielu seal ja see võlumaailm avaneb. Ja ma arvan, et laulame siis. Piksub pikpin mina, nimi on mul kena, tiitleid juurde ma ei saa. Kuigi neid mul mitu tuhat, sest et uhke keisrikohal, nurrukmaa on mu isa. Tuntud on mu ema, kes küll on mu ema, kadedus võib muuta kringliks. Kui te kuuleks, kuivõrd priimad on ta kroon ja on ta tiivas, ema on mul taevas õnneks. Ei, see kõik teeks tipp-tipp, meie pikka sukka tipp-tipp vastu pandama tipp-tipp, meie pikka sukka tipp-tipp. Aga nüüd üks lugu, millega saan mina siis ka nagu natukene võõraste sulgedega ennast tehtida, et minu suguvõsas on ka kuulsaid inimesi ja üks inimene on ühest filmist pärit, võib-olla teada sellist filmi nagu siis Siin me oleme. Ja seal oli üks ilus tüdruk, heleda peaga, kui mäletate, tal oli üks tore peigmees seal, Timmu, kes tahtis teda ilmsesti kosida. Ja see heleda peaga tütarlaps, siis see on minu sugulane, Kadri Jäätma ja ma olen sellele väga uhke. Ja nüüd me laulame siis Morteniga laulu, mida Kadri ka seal etenduses, vaid filmis laulis. Ja püüame siis ka nagu seda naiivsust tabada. Nii, ja nüüd me oleme jõudnud siis veel
veel edasi, vaatame ka mõne teise filmi, siis millega mul küll isiklikku seost ei ole, minu teada. Aga seal on huvitavad faktid, et kuidas pannakse siis, kuidas tuleb laulda lastel selliseid laule, mis võib-olla võiks täiskasvanud näiteks laulda ja näiteks võin tuua paralleeli, et ise olen just lavastamas Jane Eyre'i ja seal on ka üks tegelane, kui te mäletate raamatust või filmist, et kes on üles kasvanud siis maailma vanimaameti pidajate juures väike tütarlaps, kes laulab ka eakohatuid laule seltskonnale. Ja mulle tundub, et võib-olla me väikse paralleeli saame tõmmata, et üks film, mille te ka kogu aeg millest ära tunnete, et seal mulle tundub niimoodi tagantjärgi vaadates, et võib-olla Jüri Makarov oleks võib-olla võinud olla, natuke vanem. Aga siit ta tuleb, et toredat äratundmisrõõm. Ei meelest lähe mul liiale haavrid kuumadööd, ei meelest lähe see piiga, kel silmad justkui sööd. Seal rüümatud sai viskit ja muure polnud miskit, sest noor ma olin siis ja veerikuu. Ahoi, ahoi, sest noor ma olin siis. Ahoi, ahoi, ja veri oli kuu. Ei meelest lähe mul liiale hoovil kuumadööd, ei meelest lähe see piiga, kel silmad justkui sööd. Seal rüümatud sai viskit ja muured polnud miskit ja noor ma olin siis ja veerikuu. Ahoi, ahoi, sest noor ma olin siis. Ahoi, ahoi, ja veri oli kuu. Nii, nüüd me teeme niimoodi, et kuna seal on üks sõna, mida te kõik, ma arvan, oskate öelda ja laulda ka, mis te arvate, mis see on? Ahoi, just, väga õige, eeltöö on tehtud, see on alati kõige tähtsam. Nii, ja nüüd teeme siis niimoodi, et mina laulan seda kohta, et teie alustate, niimoodi, et ma laulan teile mingi jupp ette, see on jube raske niimoodi otse minna enne partaisi, jaa. Ja muure polnud miskit, sest noor ma olin siis ja veerikuu. Olge vastus nüüd. Ahoi, 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 noor ma olin siis peaaegu võiks rohkem. Ahoi, 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 ja veri oli kuu. Ja proovime veel ütle natuke seda refrääni natuke kuulda, et mina olen ahoi ja siis teie nagu vajama vastu. Ahoi, 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 väga ilus. Noor ma olin siis. Ahoi, 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 ja veri oli kuu. Ja me lõpetame oma muusikalise tervituse siis ühe lauluga, mis meil on ka kavas olnud sellest ajast peale, kui koos oleme Morteniga muusikat teinud, see on umbes 15 aastat. Ja siis see on ka ühest filmist, mis siis millele on ta stsenaariumi kirjutanud. Ja ma arvan, et selle proua te tunnete kindlasti kõik ära ja meie omalt poolt soovime siis tänada Enn Vetemaa nende ilusate sõnade eest, ilusa muusika ja toredate tekstide ja vaimukuse eest. Ja teile soovime siis toredat päeva jätku ka juba ette ära. No niimoodi, let's go! Ma tunnen käel, et tundist ilma, seepärast täiusti teema ilma. Mu elu praegune mind küll ei vääri, seepärast hinges mul vaid kääri. Ja ministri vaaks ma ja vilu varjetes me tundid prassiks, et
klassiks. Mu abikaas saaks minult loami kätel kanda. Ta tohiks olla mulle elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sulnist õnne anda. Mu korvi võiks ta uhkelt kanda piimapoes. Mu abikaas saaks minult laami kätel kanda. Ta tohiks olla mulle elus kindlaks toeks. Mu naerul pilk võiks talle sulnist õnne anda. Mu korvi võiks ta uhkelt kanda piimapoes. Ministriprouaks ma nii hästi passiks, mu mees mind jälitaks ja kutsuks klassiks ja piuvainetes me tihti prassiks, et lööks kadedus näost klassiks. aitäh teile. palun. Kingitust mul teile anda praegu ei ole, sest teie kingitus tuleb siis, kui me kirjavahetust peame. Nii et suur-suur tänu. Mul on alati väga hea meel Piiat meile siia kutsuda ja Mortenit teda saatma, nii et nad on kahekesi väga hea paar. Aga Piia kohta nii palju veel teile teadmiseks, et eile ja täna Kehtna mõisas on Piia poolt lavastatud Jane Eyre ja täna õhtul on veel 2 esindust, nii et Piia on selle lavastaja, nii et edu talle veel aitäh. tänavaks ja õhtuks. Nii, kõike head teile, aitäh.